2020. aasta märtsis, kui Euroopas levis koroonaviirus, kuulutati ka Eestis välja eriolukord. Meie Rahvaluule arhiivis oma Facebooki lehel avaldasime üleskutse koroonapärimuse kogumiseks, sest oli näha, et rohkelt levib selle teemalisi meeme, nalju, aga ka vandenõuteooriat ja muud pärimust. Meie üleskutsele, mis ilmus meie Facebooki lehel, reageeriti palju, seda jagati rohkelt ja sinna hakati esmajoones meeme postitama. Nagu me mäletame, olid need väga erinevad ja kõigepealt näiteks ilmus suur hulk WC-paberi meeme, mis poodidest otsa lõppes ja mida siis kõvasti kokku osteti. Niisiis saadeti meile selle pärimusüleskutse vastusena nalju, meeme, kalambuure ja sellise sotsiaalmeedias levivate naljade ja meemide kõrval, mis vahel olid inglise või venekeelsed, aga vahel olid ka ise tehtud või eesti keelde ümber pandud, et nende kõrval saadeti meile palju omaloomingulisi luuletusi, vemmalvärsse, argiriime või kuidas neid siis nimetati ja selliseid jutukesi, mida võib siis pidada see kõik kokku selliseks rahvapäraseks vastuseks sellele ettearvamatu ja väga järsu koroonapandeemiale. Et meie head kolleegid folkloristika osakonnast on seda rahvapäraseid väljendusviisi analüüsinud näiteks 2020. aasta keele ja kirjanduse viimases numbris. Aga neid siis saadeti meile rohkem kui tavapäraselt selliste kogumisvõistluste põhjal arvata võib. Mitmed luuletused või kuidas öelda, salmikesed olid tehtud ka ühiselt koos. Näiteks tegi seda üks lasteaiaõpetajate rühm, kes siis veebi kaudu igaüks lisas siis oma riimikese ja kokku sai selline pikk luuletus. Aga nagu me mäletame, oli meil sel ajal ka koduõpe ja mitmed õpetajad andsid ka kodutöödeks koroonaga seotud kas jutukesi teha või luuletusi ja ka neid siis saadeti meile sellele võistlusele. Ja sellised koroona teemat kasutasid ära ka reklaamifirmad näiteks ja integreerisid seda enda reklaamidesse. Hästi levinud olid sel ajal ka mitmesugused tervitus- või hüvasti jätu vormelid. Näiteks oli jäägem terveks või püsigem terveks või püsigem negatiivsed olid sellised löök nagu lausekesed, mida kasutati. Ja teiseks ka igasugused nimed, mis vähegi selle koroonaga assotsieerus, et ka neid siis toodi niimoodi päevakajaliseks. Näiteks romaan Anna Koroonina või siis Stradivariuse asemel Stradiviirius. Neid koroonateemasid nii-öelda asetati või pandi mitmesse erinevasse žanri. Et näiteks mõned naljad. Ei taha küll kiidelda, aga vältisin lähedastega suhtlemist juba enne koroonaviiruse tulekut. Või koroona ja vanasõna. Pese käsi, nagu sa oleksid just chillit hakkinud ja tahad läätsi silma panema hakata. Või siis järgmine nali. Kuna tööle ja trenni ei saa minna, oli eile pikem vestlus abikaasaga. Selgus,
et tegemist on meeldiva inimesega, kes töötab sotsiaalvaldkonnas. Et see siis käsitleb sellist kodus olemise või 4 seina vahel kinni olemise teemat. Ja peaaegu sama nali. Teine nädal karantiinis vestlesin täna ämblikuga. Täitsa normaalne tüüp, töötab võrgudisainerina. Ja loomulikult lisandusid sellised koroonateema laste mängudesse. Muidu on mäng tavaline kullimäng, aga teisi ajab taga mitte kull, vaid koroona. Ja sellel tagaaetaval koroonal on abiks C-vitamiin. C-vitamiin jookseb koroona ja püütava vahele ja proovib siis seda koroonat segada last kätte saamaks. Ja üks žanr, mis veel ilmus, olid sellised omaloomingulised laulukesed või siis ka paroodiad, et juba tuttavatele lauludele pandi siis sinna uued sõnad. Ka need levises sotsiaalmeedias. Meile saatsid meeme, luuletusi ja muud koroonapärisust hästi erinevas vanusegrupis inimesed, mis on väga tore. Et õpilastest oli juba juttu, üliõpilased edastasid oma meile ja meeme, vanemad inimesed, nooremad inimesed ja ega paljudest vanust ja nende tausta ei teagi, kui meile Facebooki lehele postitati. Igatahes suur tänu kõigile, kes meiega oma koroonaaegset pärimust või sellist väljendusviisi, muret, rõõmu jagasid. Ja järgnevalt annan sõna Ave Taavetile, kes räägib, miks ja mida siis tema koroonameemidest leidis, et neist kogumiku kokku kogus ja meile saatis. Aitäh kõigile, kes meile kaastööd tegid. Tere ja alustuseks suur aitäh Kirjandusmuuseumile koroonapärimuse kogumisvõistlust korraldamast. See oli hea motivatsioon vaadata pisut süstemaatilisemalt otsa sellele, millest harilikult igapäevases uudisvoos lihtsalt kerge muigega üle libised ning hea lähtekoht mõtiskleda huumori rolli üle laiemalt nii igapäevaelus kui reaktsioonina suurtele kriisidele. Ma ise tegelen üsna palju karikatuuride joonistamisega, nii päevapoliitilistel kui üldkultuurilistel teemadel ja mulle tundub, et nii meemide kui karikatuuride toimemehhanismides on nii mõndagi sarnast. Ühel juhul on meil tegu küll enamasti anonüümse ja pigem kollektiivse loominguga, seevastu ka iga karikaturist püüab oma autori käekirja välja arendada. Aga võtmeküsimus on siin ikkagi see, kuidas leida mingites suurtes päevapoliitilistes sündmustes üles naljakas nurk ja seda suurele publikule vahendada. Aga vaadakem otsa mõningatele sümpaatsematele näidetele Kirjandusmuuseumile saadet koroonapärimusest. Üks südamelähedane teema oli kindlasti koduõpe ja kaugtöö. Siin katsetati absurdivõtmes ideedega, kuidas erinevaid ameteid kodustele tingimustele kohandada või mõtiskleti distantsõppe võimalike negatiivsete tagajärgede pärast. Palju oli ka otse kodumaist huumorit. Näiteks stseen filmist Kevade, kus Toots tuletab Kirjale meelde, et nad sinna vaktsiini sisse ikka hästi palju rosinaid paneksid. Tuntud filmide pealkirjad andsid aga ainest ajastukohasteks ümberütlemisteks. Näiteks Söö palveta, istu kodus, Lendas üle koroonapesa, Itaallaste uskumatud seiklused koroonaga, Vanad ja kobedad saavad positiivse testi või Eia jõulud pandeemia hakul ja mitmed teised. Loomulikult on alati hea levikupotentsiaaliga erinevad visuaalsed naljad, mis üldse tõlget ei vajagi. Eelkõige pakkusid siin head alusmaterjali erinevad üldtuntud kunstiteosed. Niigi väga mitmekesistele sisenditele lisasid ajalise dimensiooni kõikvõimalikud naljakad paralleelid keskaegse katkulainega. Üks mu isiklikke lemmikmeediume on aga sõnanaljad. Näiteks kodusõppes lapsed pole enam pinginaabrid, vaid linginaabrid. Mulle tundub, et vajadus meemide järele kerkib just siis, kui on tegu mingite suurte üksikisiku kontrolli alt väljas olevate sündmustega. Huumor toimib siin jõustava ja lohutava substantsina, aidates pead selgena hoida ja leevendades vaimset surutist. Selline väike kommentaar minu poolt ja ülevaade kogutud materjalist. Aga püsime terved ja tehkem nalja!